1. jaanuar 2026. Olen tulnud siia Raadile ja täna põhjusega, et veidikene õpetada siis autosõitu. Maanteeametist taotlesin endale siukse kolmnurkse Opeli märgi ja kui sul on register puhas, sa ei ole mingisugust pattu teinud, siis sa saad teha õppesõitu kellegile, kes siis autokoolis käib. Aga point ei ole see, miks ma siin täna sellist juttu räägin, vaid point on see, et ma alustasin siis täna oma YouTube'i kanaliga sisulooja. Mul on olnud erinevaid kanaleid hästi palju, alates siis persoonitunnist, reisikompassist, põhikanal siis veel Ajavoog ja minu enda kanal Anterro, kus ma olen siis aastast 2019 juba erinevatele platvormidele seda sisu tootnud. Ja ma kavatsen iga päev siis nüüd ühe video postitada, sõltumata sellest, kas keegi seda vaatab või mitte. Ja see tänane video siin on praegu minu esimene video. Ja kui kõik hästi läheb, siis aasta lõpuks on neid kokku 365. Ja kui pikad need videod on, mis teemadel nad on, see sõltub elust enesest, et see content on nagu rav, lõikumata, tükeldamata, autentne, aus ja nii edasi. Siin kanali peal ma ei kavatse reklaami teha. Ma olen erinevaid tooteid, mis mulle on saadetud, reklaaminud pigem enda maailma arusaamadest ja positsioonidest lähtuvalt, et kui mulle toode ei meeldi, siis ma ütlen ka otse, et see ei meeldi ja ma ei hakka nagu kiitma toodet kui sellist, et mulle saadeti, et see on nagu püha raal, mida ma nüüd kiitma pean, eks ole. Kui ta on ikkagi halb toode, siis ma ütlen ka, et on halb toode. Kui on 8 erinevat pitsat ja nendest 2 on ülihalvad, siis ma ütlengi, et 2 on ülihalvad. Ja see on see teema, milline see YouTube'i kanal välja nägema nüüd täpselt hakkab. Ja kui sulle pakub see huvi, siis sa võid vaadata. Sisulooja kanal on olemas ka Instagramis, seal on hetkel vist ainult 183 jälgijat. TikTokis oli vist mingisugune, pakun, et 2751 äkki või. Ja see content on pigem dokumenteerimiseks, mida ma siia postitan. Ja hetkel jah, siis siin -9 kraadiga üritama siin siis kuidagi moodi selle purki saada, sest tegelikult on päris külm. Ma võtsin välise mikrofoni, sest veidike puhub tuult ja ma tahaks, et see heli, mis teieni jõuaks, oleks nagu hea. Muidu olen ma kasutanud oma töös ikka seda wireless ühendust ja siis DCI mikrofone, aga hetkel siis on Bluetoothiga see ära ühendatud. Kuigi selle sama kaameraga, millega ma filmin Insta360X5, saab siis ka wirelessiga seda ilusti ühendada. Aga selleks on vaja mingeid juhtmeid ja ma ei tea, igasuguseid asju. Ja mis ma veel seekord esimest korda katsetan, on siis see, et kuna see kaamera on 360 kraadi, siis ma seda pisikest vlogi filmin hetkel sellises režiimis, et see töötab nagu tavaline action kaamera. Ja oli ka mõte siin, et telefoniga seda teha, aga siis hakka jälle siia alla ühendama igasuguseid asju, et see heli hea saaks ja nii edasi. Et kui on tuulevaikne või siseruum, siis ei ole väga vahet vist, aga praeguse ilmaga on küll niimoodi, et võiks nagu veidikene mõelda selle heli kvaliteedi peale ka, sest meil kõigil on ju väga halb kuulata, kui tuul mikrofonisse sisse puhub ja nii edasi. Üritan korraks vaatan, mis mul siin täna veel plaanis on. Kell on juba 13.09. Ja ütleme niimoodi, et palja käega seda telefoni väga käes hoida ei saa. Nii. Ega vist täna väga erilisi plaane ei olegi. Lähen liigun auto juurde ja hakkan siis toimetama oma 1. jaanuari asju tegema. Mul on vaja veidike videomontaaži teha. Mitte sellele videole, mida ma praegu teen, küll aga ühele teisele videole.
ja igal juhul mina olen väga tänulik, kui sina hakkad seda kanalit jälgima ja juba homse videoni. Tšau!